Tere! Ma nüüd väljun sellisest täpsest keskkonnast, sellepärast, et kui siin on algselt termini loome põhineb väga täpsetel asjadele, siis kultuuriteadustes ja sotsiaalteadustes väga tihti see täpne asi tuleb enne ära kirjeldada või täpsustada ja see täpsustamine on väga lõputu töö, nii nagu need kultuuridefinitsioone juba on sadades ja sadades. Ja see, mis võiks olla nagu selline lähtepunkt, on siis see, et just humanitaar- ja kultuuriteadustes ja siis kultuuriteadus laiemalt, siis kui mahub nii humanitaaria kui sotsiaalia, on siis põhimõtteliselt tekkinud selline oluline murrang, mida nimetatakse ka kultuuriseks pöördeks või mida siis praegune Tallinna Ülikooli rektor nimetab ideoloogiliseks strateegiaks, ehk siis seda, et on tekkinud siis lokaalsete identiteetide põhistamine erinevates valdkondades ja iga valdkond otsib endale mingit uut väljundi, mis vastab ka kuskil selle sama number 1 või esimeses punktis väljendatud siis liikumisele, et põhimõtteliselt siis selline pikad traditsioonid nagu siis paradigmaline teaduse areng siis ka humanitaarias ja sotsiaalias on siis vahel üle sajandi pikk, nagu ütleme siis kultuuripsühholoogias või kultuurisotsioloogias. Ja samal ajal siis mingil hetkel tekib pööre siis 20. sajandi lõpus ja selle sajandi alguses. Ja siis see liikumine siis eesti keeles ei saagi rääkida siin. Mõlemad on kultuurisotsioloogiad. Et siis see liikumine sociology of culture ja cultural sociology poole ühelt poolt tundub see, et see on mäng lihtsalt sõnadega, samas see on väga kontseptuaalne erinevus. Ja igatepidi sätestatud. Ja ka üldteadused, kuhu kuuluvad ka siis täppisteadlased, on seda täheldatud, et põhimõtteliselt siis, kui me räägime kuulnist teadusrevolutsioonidest, mis on paradigmakeskne, ja kui räägime lakatussi ad hoc arengust, siis mis näeb seda, et teadus areneb edasi eelkõige väikeste uurimisrühmade kaudu ja ka väikeste distsiplinaarsete identiteetide kaudu, ehk siis ka oskuskeelte kaudu, mida siis luuakse. Mitte ainult ei universaliseerita, vaid ka siis tegelikult spetsifitseeritakse. Nii, teine, mis tekitab siis seda raamistiku täpsustamise vajadust, on seotud siis sellega, et kultuurikeskkonna dünaamika mõjub kultuur on osa ühiskonna arengust ja see võib olla tehniline areng nagu digitaliseerimine, see võib olla ka poliitiline areng, nagu siis näiteks Briti kultuuriuuringud liiguvad nii-öelda marksismi või neomarksismist välja siis neutraalsemale uurimisstrateegiale. Ja seega tekib siis samuti mingisugune muutus, kus siis see culture studies siis asendatakse culture studies mõistega, mis jällegi on eesti keeles väga raskesti edasi antav ja küsimus on nüüd, minu positsioon on nüüd just nimelt õpetava inimese positsioon, kui me peame vahendama seda, näiteks ma õpetan siis kultuurisemiotikat ja kultuuriteadusi, siis kultuurisemiotikat nende kontekstis, siis selles arengu keskkonnas on väga raske leida õiget keelt. Mul on väga lihtne lugeda võõrtudengitele, meil on ka siis välismagistrandid ülikoolis, aga kui ma loen sama loengut eestlastele, siis mul on väga suurtes raskust. Ma pean ikkagi rääkima, näete pärast slaidide pealt, et inglise keelt on rohkem kui eesti keelt. Nii et paratamatult ma ikkagi pean selles keerukas olukorras olema. Nii, ja mis on siis natukene uut selles valdkonnas on siis seotud sellega, et on hakanud juurdama rohkem see transdistsiplinaarne lähenemine, mis tähendab siis seda uue aja interdistsiplinaarsust, mis põhineb siis selles, et kui interdistsiplinaarsus tähendab ikkagi teatud distsipliinide selliste hybridiseerumist või siis segunemist ja siis tugevam võidab, ehk siis kelle terminoloogia hakkab siis seda mingit valdkonda siis dikteerima metakeele arengu mõttes, siis see transdistsiplinaarne vastupidi, see toetab siis üksikud identiteete. See tähendab seda, et tehakse koostööd mingi eesmärgi saavutamiseks, probleemi lahendamiseks ja järgneb sellele probleemi lahendamisele siis, mida siis iga distsipliin, kes koostööd teeb omas keeles, omade meetoditega ja järgneb siis see
knowledge management on siis see ingliskeelne vaste, ehk siis teadmuskorraldus võiks olla seal eestikeelne vaste, mis tähendab seda, et siis tuuakse süntees, mis on natukene üldisemal tasandil, mis ei ole nii spetsiifilises terminoloogias. Ja see on nüüd nii lingvistika probleem kui ka siis tõlketeaduse probleem, kus tohutu palju erinevat koolkondi erinevates keeltes ja kus on vaja teadmust kuidagi sünteesida, just nimelt ka õpetamise jaoks. Kui me õpetame tõlke, me peame õpetama neile mingisugust arusaamist tõlkimisest kui professioonist, kui ametist ja see peab olema ikkagi sellises homogeenses oskuskeeles. Et me ei saa seda kirjavust lõputult siis edasi anda. Ja siis ka üks lootuslik või lootusega seotud probleem on siis ja ootusega seotud probleem on siis kultuuriteaduse arenemine, liikumine selles suunas, et tekib ka mingisugune arusaam sellest, et on võimalik sõnastada põhimõtted siis natukene üldisemal tasandil ehk lihtsamas keeles. Tähendab seda, et jällegi tuleb tõusta kõrgemale oma kitsast erialasest keelest ja jõuda sellisele tasandile, kus tekib dialoog. Mingis mõttes nüüd see Euroopa projektide, see populariseerimine kohustus natukene liigutab meid sinna suunas, et me peame natukene inimkeeles ka rääkima ja olema arusaadavad siis ka ühiskonnale laiemalt, ükskõik mis teadust me siis ka ei esinda. See ei ole üldse lugemiseks, see on ainult taust. Nii et ärge ehmatage, see ei ole alga ei õppiju probleem siin praegu. Et väga palju teksti on kokku kõijatud. Et siin on lihtsalt näide ühelt poolt, minu esimene ehmatus oli, kokkupuude selle temaatikaga oli just nimelt 2015, kui mul telliti peatükk siis sinna Rutledge'i keele ja kultuuri käsiraamatusse, kultuurisemiotika ja ma panin täiesti intuitiivselt selle pealkirjas cultural semiotics, mitte semiotics of culture. Esimene küsimus, mis tuli toimetajatelt, kas see on sama asi, mis on siis semiotics of culture. Nii et semiotikas ei ole seda eristust, nii nagu see on ütleme siis kultuuri uuringutes. Ja see omakorda seostub siis sellega, et kui seda ei ole näiteks semiotikas, siis ka seda distsiplinaarset identiteeti on semiotikas tunduvalt vähem, sest on semiotika nii üldine, mis on pigem selline üldmetodoloogia ja loogika ja pöös ja Ameerika suund selles semiotika arengus. Ja kui me vaatame tänapäeval, siis seda oli periood siis 70 aastate alguses, kus Umberto Eco nimetas semiotikat meditsiinitüüpi teadusega, ehk siis selline vihmavari, mis siis katab kõiki erinevaid nii täppisteaduslikke lähenemisi kui ka psühholoogiat ja psühhiaatriat näiteks, nii et kuhu mahuvad kõik alla. Siis tekkis see jagunemine, et on erinevad distsipliinid võimalikud erinevate teadmistüüpide põhiselt ja tuleb neid arendada, neid identiteete. 1973, kui tekkis Tartu Moskva koolkonna programm, sõnastati siis kultuurisemiotika programm, siis seda tehti just nimelt distsiplinaarsetel eesmärkidelt, loodi teadust teadlikult. Ja Umberto Eco sai ühest kohe ka nakatust, näiteks järgmisel aastal juba korraldas Milanos maailma esimese semiotika kongressi, kuhu Lotman ka kutsuti plenaarisinejaks, aga seda muidugi lastud sinna. Nii et aga see, mis on tänane päev, see on nüüd 2022 siis 4-köiteline uusim semiotika käsiraamat ja siin enam pole üldse semiotics off, nii et ei ole distsiplinaarseid tendentse, vaid on semiotics in, semiotika kasutamine mingites valdkondades ja semiotics and, ehk siis mingid dialoogid semiotikaga. Et see on nüüd see situatsioon, mis tähendab seda, et see on lõputu kirjavus ja väga raske on leida sellist ühist keelt, et on hajumise staadiumis olema semiotikas. See ei pruugi üldse halb olla, see on ma ainult siis sedastan situatsioon, et ei hinda seda halvaks ega heaks. Arengu probleem. Ja esimene näide, mille ma siis tahaksingi tuua, on siis selline vana paradigma nagu siis sociology of culture, vabandust, nüüd tuleb siin see keete seaduseks. Ja siis selle muutus, mis leiab aset siis juba siis sellel sajandil, see on siis cultural sociology ja on siis see, mida siis Tõnu Viik nimetas ideoloogiliseks strateegiaks, ehk siis just väikeste identiteetide sätestamiseks just nimelt tänu sellele, et leitakse kultuuri defineerimisel see nišš, mis on spetsiifiline ja mis võimaldab ka siis teadust edasi viia mingis kindlas suunas, sest iga kultuur on spetsiifiline, rahvuskultuuri mõttes, ka mingi kultuuri aspekt võib olla väga spetsiifiline ja seega siis on võimalik selline ad hoc
põhimõttel siis uute teooriate tekitamine, aga mitte ainult teooriate, vaid ka siis distsiplinaarsete tervikute tekitamine, et oleks võimalik seda siis ka süstematiseerida, seda teadmist ja seda ka edasi anda just nimelt siis, kuna see teadus on väga paljus ka kõrgkooli teadus, et siis see on väga tähtis, et kuidas see vahendamine saab välja näha. Ja nüüd see probleem on siis selles, kuidas me tõlgime ja Tallinna Ülikool on nüüd väga suure töö ära mitmete väljaannetega siis korrastades seda humanitaarteaduste metodoloogiat ja kultuuri uurimise probleeme. On ilmunud mitu korralikku Marek Tamme toimetatud siis kogumikku ja siin on siis ka väga iseloomulik, et tõlkida nüüd seda, nagu te näete ise, et ma ei tea, kas leidub siin inimene, kes suudaks tõlkida siis või kaks erinevat tõlget on siin kahele nendele ingliskeelsele mõistele, et eristada siis seda sociology of culture, siis cultural sociology mõistest ja siis üks variant ongi siis see, et vilsatab vahel selline mõiste, mida siis ka Tõnu Viik ise kasutas oma artiklis, on siis see kultuuriline sotsioloogia. Et kultuuriline on mulle harjumatu, aga ma olen ka proovinud seda kasutada erinevates seltskondades, erinevate taustaga inimestele, et Eesti filoloogidele see väga ei meeldi. Teiste jaoks on see ikkagi mingi eristus, kes pidevalt selles keskkonnas elavad, et peavad seda eristama seda, või selle uue spetsiifilisust siis enda jaoks mõtestama, siis nende jaoks on see natukene kergem ja omaks võetavam. Ja on väga iseloomulik, siin ka siis Tallinna Ülikooli autorid, siis, kes kirjutasid ülevaate siis kultuuri sotsioloogiast, siis suurele kogumikule, mis käsitles erinevaid humanitaar- ja sotsiaalteadusi, siis ka nimetavad seda, et nad eristavad seda, aga ikkagi mugavuse huvides kasutavad seda, siis seda traditsioonilist kultuurisotsioloogia mõistet osalt ka siis keele tõttu. Nii et siin ongi osa ka üldse terminiloome väga tihti sõltub ka sellest keele sõnade moodustamise reeglitest ja meil on mitmeid selliseid probleeme, mis on väljaspool seda konteksti nagu eetiline ja emiline, kuigi see on põhineb foneetika ja foneemi analoogial originaalis, aga meil on ikka ühe eega. Ja või siis akulturatsioon, mis on siis inglise keeles actual culturation, 2 C-ga kirjutatud, meil on ta akulturatsioon, ehk siis kas ta on siis mittekulturatsioon. Et ühesõnaga selline keeleloogika dikteerib teatud termini tähendusi ja kasutust, siis mis ei sõltu nii-öelda minust. Ma proovisin küll mitu korda niiviisi juurutada acculturation näiteks seda akkulturatsiooni, aga seda alati tõmbasid toimetajad selle maha. Nii ja siis tekibki siis see, et meil oli siin juttu kaudtõlkest täna juba, et tekibki siis see võimalus eristada kirjeldav vahendamine ja selgitav vahendamine, ehk siis üks võimalus selles olukorras välja tulla ongi siis see, et me proovime siis, kas siis räägime uuest sotsioloogiast, kultuurisotsioloogiast, või siis räägime kultuurisotsioloogiast eesti keeles ja paneme sinna siis sulgudesse lõpp siis järgi, mida tehti omal ajal väga, väga palju siin filosoofia tõlgetes siis 20-30 aastatel Eestis, et pandi originaal alati eriti siis saksakeelsetel tõlgetel, või tõlgetel saksa keelest tähendab. Ja näide on siin Leo Anmelti Schopenhaueri tõlge näiteks. Ja seega siis saame mingi olukorra luua, me ei saa terminoloogia täpsust luua, me ei saa tüpologiseerida seda terminoloogiat, aga me saame vahendada ikkagi nii, et selle dünaamika siis jõuab edasi meie vastuvõtjale. Kui ka seal tekib, ütleme siin üks näide, mis on siis see cultural sociology or the study of culture. Jällegi siin küsimus, et mis see study nüüd on selles kontekstis, seda ei julge hakata mõtlemagi, et kuna see ei ole ka nii-öelda mainstreami mõiste, siis ma ei pühendanud sellega palju tähelepanu. Ja siis samas kultuurilise kasuks räägib mõiste, et eksisteerib ka ingliskeelses kõnepruugis siis ka siis mittekultuuriline mõiste, mida siis on kasutatud sotsioloogias, kultuurisotsioloogias. Ja
Ja seega siis oleme olukorras, kus meil on võimalik siis vahendada väga erineval viisil, jääda siis selle sama kultuurilise juurde, lisada sellele kultuurisotsioloogiale siis mingisugune selgitus ette või siis sulgudes see täpsustus siis originaali kaudu. Nii et see on nüüd sotsioloogia variant. Ma olen nüüd kõiki neid erinevaid proovinud kasutada. Väga raske muidugi edasi anda seal erinevaid siis selliseid, ütleme siis seda murrangut, mille teevad Ameerika sotsioloogid, see Yale'i grupp siis Jeffrey Alexandri juhtimisel siis võrreldes siis Austraalia sotsioloogidega. Et siin on ka see suundade küsimus. Teine valdkond, mis on ka hästi lähedal ka Eestile, on siis kultuuripsühholoogia, kuna Jaan Valsinel on ka selle maja ka seotud ja akadeemikuna. Ja siin on nüüd siis, algab siis see liikumine 1993. aastal, siis see uus kultuuripsühholoogia ja selle mõte on just nimelt, siis, et tuua rohkem psühholoogiat, siis rohkem kultuuri, siis psühholoogiasse ja selleks siis näiteks see sama raamat, miks sa tõin selle pealkirja, sest seal on ka selgesti öeldud, et see on siis revolutsiooniline distsipliin. Et see on tõeline revolutsioon, mida siis Michael Cole tahtis läbi viia ja mida kohe ka siis üle võeti ja kuna ta töötas väga tihedas koostöös ka Valsineriga, siis pisut varem, siis aasta varem Valsiner siis oli üks uue ajakirja loojatest, siis Culture and Psychology ja kus ta siis selle ka siis nii-öelda formuleerib selle uue teaduse põhimõtte, mis siis tähendab seda, et seal käivad rohkem kultuuri ja põhimõtteliselt siis ainult kultuuripõhiselt saab siis tekkida teadmuse integratsioon siis psühholoogias. Seega kultuur kui psühholoogia objekt, inimene on kultuuriliselt defineeritav, inimese loomus, psüühke ja põhimõtteliselt siis tuleb seda arvestada ka siis selles uues distsipliinis, mis eristub väga sellisest üldisest psühholoogiast või kultuuripsühholoogiast. Ja järk-järgult tema on see, kes on selline distsiplinaarse hoiakuga, kes kogu aeg jälgis siis oma toimetajana siis kirjutas regulaarselt iga mingisuguse perioodi tagant, 5-6 aasta tagant siis uusi. Mul ei ole mitte kõik siin esindatud, aga need on tõesti väga regulaarsed, siis ta avaldas oma ajakirjas, kus ta kogu aeg jälgis seda, kuidas liikuma peab, siis teadust arendades ja üks ongi see, et kaks tendentsi koos nagu komplementaarselt ehk üks on siis see, mida ta siis nimetab siis kompleks-like ehk selline kompleksne lähenemine, sünteesiv lähenemine, mis ei saa olla väga range, aga on kontseptuaalne, mõtestav ja teine on siis mõistepõhine lähenemine ehk see on see terminoloogia täpsustamine ja täpses keeles mõtlemine, kui isegi Karl Popper on öelnud, et terminite ühetähenduslikkus on stagnatsiooni algus igas teaduses. Et mitte ainult siis humanitaarteadustes, kindlasti ka täppisteadustes, kus on täpsus ometi väga vajalik. Nii, aga see on keerukam probleem ühesõnaga. Nii. Ja siis Valsiner ise, kõigepealt siis ta ei kasuta absoluutselt siis mõistet psychology of culture. Ka nüüd, kus ta nüüd sellel aastal, kus ta annab üle nüüd selle peatoimetaja rolli juba oma järeltulijale, samuti ta rõhutab seda, et ei tohi seda teha, tuleb seda spetsiifilisust hoida. Ja miks seda on vaja hoida, sest psühholoogias ja üldse humanitaarsotsiaalteaduste ees on kultuuriga tegelevate teaduste ees on see probleem, et see kultuur ise muutub meie jaoks selliseks vähem tähtsaks ja trivialiseerub. See kultuuri trivialiseerumine, ehk siis see spetsiifilisuse kadumine sellest kultuuritajust just ka teadlase poolt on väga suur oht ja Valsiner on üks siis nendest, kes selle vastu püüab võidelda. Nii. Ja nüüd tema tõlked eesti keelde siis samas absoluutselt ei tegele selle eristamisega, mis on siis psychology of culture või siis cultural psychology, vaid kasutavad kultuuripsühholoogiat ja kasutavad seda siis kui uut mõistet, siis alltekstist tuleb kogu aeg välja, see on see uus kultuuripsühholoogia, aga seda eriti ei eksplitseerita ja see ei ole nähtav hoiak. Ja
Harro Toompala, kes kirjutas siis kultuuripsühholoogia peatüki sinna kogumikku, kuidas uurida kultuuri, Tallinna Ülikooli kogumikku, siis temaga rõhutab, et põhimõtteliselt siis ei saagi rääkida kultuuripsühholoogiast ranges mõttes, vaid peaks tegelikult mitmust kasutama, sest neid uusi suundi on väga, väga palju kultuuripsühholoogias ja seega lihtsalt ei ole võimalik neid kõiki eristada, vähemalt kui seda rääkida sisuliselt sellest uuest kultuuripsühholoogiast, mis algab siis Michael Cowley'ga 1996. aastal ja jätkub siis Valsineri ajakirjaga, mis seda häälekandjaks, selle suun häälekandjaks on. Et siis ei ole metodoloogiliselt väga otstarbekas tuua kogu kirjavus nüüd kogu aeg siis esiplaanile ja pigem lähtuda siis sellest, et see pluraalsus või paljusus on loomulik ja selle vastu lihtsalt ei ole antud hetkel siis põhjust võidelda, sellepärast, et osa neist suurtest suundadest, suurtest kultuuripsühholoogiatest on lihtsalt ka mingis mõttes ajutised kultuuripsühholoogiad. Siin all on üks näide, see kõige all, mis on ka siis kollaseks tehtud, jällegi uus ajakiri, tekkis 2011 Psychology of Popular Media Culture, ehk siis see populaarmeedia, mis on siis ajakiri, mis lähtub just sellest, et inimese identiteet, tema enese teadvustamine, tema psühholoogiline olemus tegelikult sõltub sotsiaalmeediast. Inimene loob identiteeti seal. Tähendab seda, et tuleb täiesti psühholoogia kanda samuti üle sinna. Nii nagu siis kultuuriantropoloogid lähevad välitöödele ja ilmub töö tulemusena Facebook Anthropology, ehk siis, et on samuti, või Ethnology, vabandust. Nii et on võimalik teha välitööd ka veebis täiesti, et olukord muutub lihtsalt, kultuuritaust muutub ja et see vajab samuti arvestamist. Aga see, mis on siis nii-öelda väljapääs või mingil määral siis dialoogi tihendamise võimalus, sest dialoog on tegelikult, siin täna räägitud palju, esimene ettekanne oli sellest, mulle väga endale meeldib Jüri Lotmani käsitlus, mis küll põhineb Bahtini käsitlusel omakorda, aga see on siis see, et dialoog ei toimu mitte kunagi kahe sama keelt valdav inimese vahel, vaid dialoog on dialoogi tahe, mis tekitab keeleloome. See tähendab, see on keeleloome, mis sõltub sellest hoiakust. Ma tahan aru saada sinust, sina tahad aru saada minust või teie. Ja sellest tulemuseks võib olla siis keel, mis ei pruugi üldse olla korrektne, aga ta on mõistetav mõlemale poolele. Ükskõik, kas ta on kehakeel, pilkude keel või on ta siis verbaalne eneseväljendus või suhtlemine. Ja siis mõned tendentsid, mis siis seda dialoogi peaks suurendama, on siis just nimelt siis formuleeritud siis ühelt poolt selle uue mõiste kultuuri teadus, cultural science kaudu, mis on siis ka jällegi kultuuri uuringutest omakorda välja kasvanud ja selle eesmärk on siis jällegi leida ühine, võimalikult üldine keel, ehk siis luua arusaadavus, et oleks võimalik seda dialoogi keelt siis tõesti luua siis dialoogi käigus ja sellega kaasneb ka siis selle oma mõistete defineerimine, ehk siis see on siis see kultuuriteaduste põhimõte, et objektiivsus on nähtav subjektiivsus, ehk sa pead siis oma selle subjektiivsuse sõnastama selleks, et sa oleksid mõistetav, ehk siis kui ma kasutan mõistet näiteks tekst või semioos, ma ütlen, et semioos minu selle artikli jaoks on see ja see. See tähendab, et alati on ad hoc definitsioon võimalik. Nii, ja seega siis olengi jõudnud lõppu. Vahendamisstrateegiad, siis see, mis on siis probleem selle minu ettekande puhul, ongi siis see, et kuidas me saame luua mingid kokkulepped olukorras, kus näiteks see sama kultuuriuuringud ülemine rida siis cultural studies, evolutionary cultural studies ehk cultural science, critical cultural studies, Ameerika versioon, siis Ühendriikide versioon sellest, sinna kuulub ka veel siis kriitiline pedagoogika juurde veel ja haridusprogramm sellesse Ameerika suunda. Et kuidas seda siis vahendada, neid erinevusi nii ka siis sotsioloogias ja psühholoogias. Ja siin ongi siis variandid. Siis üks on siis see kokkulepe, et me aktsepteerime siis mingisugust kompromissmõistet, mis pole päris loomulik keeles, nagu siis kultuuriline, siis läbivalt ühesõnaga. Ja teine variant on siis see kirjeldav tõlge,
millest ma juba rääkisin, või siis selgitav algmõistele viitav tõlge ehk siis sulgudes ka originaaltermin, siis ka originaalkeeles, mis muidugi teeb vahel väga keerukaks olukorra, eriti kui kasutame siin siis mitte Euroopa keeli, siis on läheb natuke keerukaks seega. Aga see on ikka vähemalt üks võimalus. No siis see kindla vastaks, seda ma just nimetasin, siis kultuuriline, siis selle cultural vastaks. Ja siis eristav tõlkimine ühe arenguliini vahendamiseks, ehk siis mitte mõtelda. Siin mõned näite, mida täna siin toodid erinevate terminite puhul on küsimus selles, kas see termin on singulaarne termin, kas ta on omaette võetav ja tõlgitav, või ta moodustab paarist termini, või ta on ternaarne termin. See tähendab, kas ta kuulub mingisse termini välja. Ja siis on küsimus, kas me vahendame seda terminit või me vahendame seda termini välja, sest väljas on vahel kergem siis tõlkida ja luua see mõistetavus. Aga siis tekib see, et sama termin sama eri väljades võib omada erinevat vastet eesti keeles. Nii et siin on probleeme, aga see on üks võimalus, et igatahes vähemalt kui ma püüan õpetada doktorante ja magistrante, siis rõhutan väga seda keelekasutuse üht aspekti, et sa pead mõtlema, kas see mõiste, mida sa kasutad, on kohe lõpetan, singulaarne või ta on siis midagi raamat, et kas ta on üksik termin, mis vajab üksikut omaette kontseptualiseerimist või ta kuulub mingisse välja, mingisse konteksti, mille kaudu teda on võimalik välja tuua. Nii et see oligi see viimane punkt siis, et kas siis termini tõlge või on see termini väljatõlge. Aitäh! Aitäh, Peeter Torop. Aega on mõneks küsimuseks. Ja aitäh, väga põnev ülevaade. Küsida oleks palju ja arutada palju siin korraga ei jõua, aga et just see, et nagu sa ise nimetasid ka, et on väga oluline mõelda keelele, mis keeles me midagi väljendame, mis keeles me tahame terminiga mõistet tähistada ja ütlesid ise ka, et keeltel on erinevad, igal keelel on oma struktuur, eks ole, see oli su mõte, ka sõnaloome võimalused on erisugused ja siit tuleb kohe esimene niisugune küsimuselaadne väide, et kas me siis saame tõepoolest niimoodi toortõlkeliselt võtta üle, et kui inglise keeles on cultural, et siis see peab olema eesti keeles kultuuriline, et kas see peab olema tingimata omadussõna, vaste omadussõna. Et eesti keele struktuur pigem eelistab seda, mida, nagu ma aru sain, eelistab ka Jaan Valsiner, et on kultuuripsühholoogia, mitte kultuuriline psühholoogia. Jah, see ongi kokkuleppe küsimus, on ka veel variant, et see on kultuuripsühholoogia kokku kirjutatud ja kultuuripsühholoogia lahku kirjutatud. See on ka nii sotsioloogia kui sotsioloogia puhul on siis eesti keeles olemas. Või siis võib ka mõelda, et kas oleks selgem, kui tahta eristada, siis võtta kasutusele hoopis näiteks kultuuripõhine sotsioloogia, kultuuripõhine psühholoogia. Sellepärast, et need lineliitelised omadussõnad, need ju eesti keeles üldjuhul omistavad selle omaduse sellele nimisõnaga väljendatule, et kas me saame siis öelda, et psühholoogia omadus on olla kultuuriline, vist ei saa, eks. Et selles mõttes need lineliitelised ja ka neeliitelised omadussõnad eesti keeles ei käitu samamoodi nagu esimese hooga sõnaraamatust leitav inglise omadussõna vaste. Ja ma ei ole ka kunagi ise kirjas kasutanud seda mõistet ainult suuliselt, sest see ongi loengute probleem, just see vahendamise probleem, nii et olen täiesti nõus sinuga. Nii, kas on veel küsimusi? Ma arvan, kõik ootavad juba lõunat. Väga suur tänu.